Tšau sõbrad! Täna tuleb meil selline heade harjumuste vlog, kus me teeme siis läbi selliseid tegevusi, mis võiksid teha tuju väga heaks. Ja ma mõtlesingi kõigepealt minna õue jalutama ja vaatame, kas see värske õhk ja päike, nagu ma näen, sealt hakkab vist päike paistma, teevad tuju natukene paremaks. Nii, ma tulin nüüd õue jalutama ja täiega mõnus on. Täna on siis 19. veebruar ja vaadake, kui ilus meil on siin. Mul ei ole viimasel ajal väga palju energiat olnud, ma panin tähele. Ja sellest see video idee ka, et teeme lihtsalt selliseid tegevusi, mis toovad energia tagasi, hea tuju tagasi. Kui sa tahad, et su tuju paremaks läheks, peaks minema kuskile loodusesse jalutama. Et seda ma ise teen päris palju, aga ma võiks rohkem teha. Et minu arust ma võiksin veel rohkem jalutada, kui ma juba igapäevast seda teen. Mulle meeldib endale ka linnas jalutada, et see on ka alati väga mõnus nagu linnamelus, aga loodus on nagu teistmoodi väga-väga hea. Esimene harjumus, mida me siit täna võtame, on see, et õue jalutama. Aga ja ma võin öelda, et kohe läheb tuju heaks, nii kui sa õue lähed. Aga lähme nüüd minu kõige lemmikuma harjumuse juurde, mida ma teen tegelikult ise väga-väga tihti. Kunagi ma tegin seda iga päev, nüüd ma teen seda umbes kord nädalas. Aga ma kirjutan siis üles kuskile märkmikusse oma soove ja unistusi. Ja minul on selle jaoks nagu eraldi märkmik ja mulle täiega meeldib see tegevus, et minule meeldib väga unistada ja ma olen väga suurelt unistaja. Unistamine teeb minu arvates tuju kohe nagu väga heaks, mul tekib mingi hea vibe, sellepärast, et kui ma panen oma unistusi kirja paberile, siis need tunduvad kuidagi potentsiaalsemad kui see, et ma hoian neid ainult oma nagu mõtetes, et ma täiega soovitan oma unistusi välja kirjutada. Mina ise kirjutan siis oma unistusi niimoodi ülesse, et sinna unistuse taha kirjutan ma ka selle, et kuidas ma saan ise selle unistuse poole liikuda, et äkki on mingid sammud, mida ma teha saan. Ma arvan, et kui me paneme oma fookuse oma unistustele ja mõtleme pidevalt oma soovidest, siis on kuidagi suurem tõenäosus, et need ka päriselt täituvad, sellepärast, et me teeme kas teadlikult või alateadlikult neid samme elus, et liikuda siis selle unistuse poole. Et täiega hea on ikka hoida mingit unistust oma südames ja minul on ka nagu praegu süda täis väga paljusi unistusi, mida ma tahan siin nüüd ajapikku täita. Aga minu puhul on see teema ka, et ma ei ole väga kiire inimene ja ma ajapikku teen oma unistused teoks. Et tegelikult me ei pea kõike hästi kiiresti tegema, mulle ei meeldi ka kiirustada, et ma annan endale nagu aega, et kõik oma unistused elu jooksul täide viia, aga igatahes ma olen väga elevil ja muidugi on veel mul mõned unistused, mida ma ei oska hetkel püüda, ma nagu ei näe, kuidas need võiksid juhtuda, aga äkki ma ajapikku nagu selgitan selle välja. Ma arvan, et tegelikult meie unistused täituvad küll. Ma olen suht kindel selles, eriti kui me liigume ise nende poole, et siis on ju päris loogiline, et need võivad täituda ja see teeb tuju paremaks ja mul on isegi sellest rääkides praegu tuju paremaks läinud. Aga ma nüüd hakkangi ise kirjutama oma unistusi ja ma ei tea, mul on kuidagi nii hea tunne praegu, mul on siuke tunne, et need nüüd lähevad eriti täide, kuna ma veel rääkisin sellest. Aga mõtlesin teiega teha nüüd sellist smuutit, mis võtab ära minul magusaisu, et ma proovin siis praegu vältida suhkrut, nagu üleliigset suhkrut, et ma veits ikka söön, suhkrut küll ja magusat, aga ma proovin võimalikult vähe seda süüa ja see smuuti nüüd täiega aitab mind. See on siis maasika, banaani, chia smuuti. Me ei pane üldse suhkrut siia smuuti sisse, aga see on täiega hea ja üsna magusa maitsega, et proovime. Ma panin siis siia blenderisse praegu maasikaid, sügavkülmutatud maasikaid, siis ühe banaani ja siis ma panin ühte taimset piima, see on minu lemmik kaerapiim, siis mis on laktoosi ja gluteenivaba. Mulle väga
maitseb see smuuti, et ta on väga selline juunikuu maitsega, nii nagu esimesed maasikad oleksid just aias valmis saanud. Üks asi, mis teeb veel minu arust tuju alati paremaks, on see, kui me tegeleme oma hobidega ja oma lemmiktegevustega. Ja minu lemmiktegevus ongi tegelikult seesama siin, mulle väga meeldib videoid teha, mulle meeldib filmida, rääkida, monteerida ja üldse nagu lugusid jutustada. Mulle meeldib teha mingist olukorrast või teemast lugu ja mul on tegelikult ka ajakirjanduse taust. Ma proovin siis tegeleda oma hobidega nii palju kui võimalik, aga see teeb tõesti automaatselt mu tuju heaks. Kui ma ei tegeleks videotega, siis ma arvan, et ma oleksin natuke tõsisem inimene. Või noh, ma arvan, ma oleksin väga palju tõsisem inimene, kui ma ei teeks videoid. Väga hea on ikka, kui sul on mingi hobi, mis tekitab sulle sellise elava ja lõbusa tunde ja see on siis minu jaoks videote tegemine. Ma mõtlesin minna nüüd praegu õue filmima, et me võiksime minna linna peale. Täna ma ei olegi veel jalutanud, aga kuigi mulle meeldib väga looduses jalutada, nagu siin video alguses me nägime, me koos tegime, siis mulle ikkagi meeldib linnamelu. Mulle tõesti meeldib linnamelu, ma ei saa midagi sinna parata. Lähme Tallinna, kesklinna, vaatame, mis meile silma jääb. See on tegelikult veel mu eriline hobi, nagu veel spetsiifiline next level hobi on mul see, kui ma saan linnas filmida, nagu kuidagi linnamelus. Mulle igatahes väga meeldis praegu niimoodi linnas filmimas käia ja eriti lahe oli see, et sadas. Nüüd on ära lõppenud sadu, aga ja mulle täiega meeldib vihmavarju all tegelikult kõndida. See on ka üks väikene selline lemmiktegevus, aga noh, seda ei saa kogu aeg teha. Ja samas vihm on väga halb ka kaamerale, et tegelikult see ei ole üldse hea niimoodi filmida vihmaga õues. Aga ma olin väga ettevaatlik ja filmisin nagu vihmavarju all. Igatahes ma väga soovitan sul ka tegeleda oma hobidega, oma lemmiktegevustega, et mul jah, ongi läinud nagu selline meeleolu paremaks ja mulle meeldisid tegelikult kõik need harjumused, mis me tegime selle video jooksul. Ja sa võid mulle ka teada anda, kas sulle ka meeldivad need harjumused, kuidas need sulle mõjuvad, kas teevad tuju paremaks ja võid ka teada anda mingeid soovitusi, millised harjumused teevad sinu tuju paremaks, et mul oleks päris huvitav teada seda. Aga ma ise jalutan nüüd edasi ja aitäh, et sa vaatasid seda videot ja näeme juba varsti.